tunnistan siiralt, me istusime koos ja meil oli tükk tegemist, et leida seda, mida me lubasime, ma mõtlen siin praegust valitsust ja mida me ei ole täitnud. Minu poolt vaadates viimased 4 aastat on Eestile majanduslikus mõttes olnud igati edukad, olgu selle näiteks kasvanud keskmine palk üle 2,5 korra. 4 aastat pärast platsi puhtaks löömist oli pension 452 krooni. Täna peaaegu 3 korda rohkem, 1512 krooni. See on peaaegu 50% keskmisest palgast, meie valimiseelne lubadus. Täna ma hommikul kuulsin raadiost, ütles, et Tallinna inimene maksab 2 korda rohkem maksu ja võrdles just Valgamaaga. Aga mida see tähendab sisuliselt? See tähendab, et Valgamaa inimene saab 2 korda vähem palka ja meil on palju töötuid. Aga inimesed sünnivad ilma maainimestena ja linnainimestena. Kui ka seal makstakse 2 korda rohkem palka, ma ei lähe sinna linna. Ja selleks oleks vaja säilitada see keskkond ja kasvatus, mis kasvatab maainimest, kes tahab maal olla, maad harida. Me teame, et Euroopas on selline mõte välja öeldud, et kui roostetab ader, siis roostetab kõik muu, kaasa arvatud inimese südametunnistus. Ja tuleb tunnistada, et meil tasub võtta ka muud Euroopa põhimõtted üle, vähemalt nende põhialused. Toetatakse elamisviisi, maaelu, elamisstiili, et see ei kaoks Eestimaa pealt. Ma arvan, et seda peab tegema. See ei ole isegi mitte põllumajanduse toetamine. See on maaelu, elamisviisi, meie juurte toetamine ja seda teevad kõik Euroopa riigid. Miks ma kandideerin Koonderakonna nimekirjas? Seda sellepärast, et see on ainuke partei, kelle valitsemise ajal midagi ära on tehtud põllumajanduse jaoks. Võtame teraviljatoetuse, võtame lehmatoetuse, võtame ikalduse toetuse. Eestimaal muutub ainult siis midagi, kui ise ära teha. No ja ruume vast ise jakku klassiruume jakku. Muidugi väga palju on meil neid tühju hooneid, mis on kahtlemata palju. Millise pilguga teie vaatate meie praegusele haridussüsteemile? Kas see on selline, mis kindlustaks meie noorte inimeste õppimise? Kui te tahate otse vastust küsimusele, ma näen meie hariduses puudusi, aga ma ei süüdistaks selles süsteemi, vaid ma arvan, et kõik algab õpetajast ja kui süsteemile ette heita, siis õpetajate ettevalmistamise süsteemile, mitte koolitamise süsteemile. Ja siin on meil tõepoolest probleeme. Mustlast seisaks, see seisaks, Tahvranna seisaks, Avinurme seisaks, meil on kõik valmis. No, nii ta paraku on, see vajas tõepoolest põhimõttelist otsust, vallad seda teha ei jaksanud ja riik pani selle nüüd tänav aasta juba 130, eelmine aasta 70 miljonit alla. Väit raske jah. Vaata, onu filmis, vaata onu filmis. Määrate ka nüüd sauge. Me toetame Eluterve Eesti programmi, tervisespordi rahastamine on oluliselt kasvanud ja me oleme kindlad, et meie olümpiavõistkonnad nii Salt Lake City's kui Sydney's on väärikalt ettevalmistatud ja toovad meie rahvale sealt suurt rõõmu. Kõigile nendele, kellel oma kodu ei ole, ka lastekodulastele, me väga tahaksime ja ellu viia programmi, et kõik noored lapsed saaksid eluks piisavalt ja ettevalmisse. Kaasa arvatud see, et teil oleks oma taskuraha. Me viime Tallinnas sisse juba sellel aastal taskuraha kõikidele koolis käivatele lastekodulastele. Me tahame, et kõik lapsed meie ühiskonnas oleksid haritud ja saaksid hea ettevalmisse eluks. Kurb on tõdeda, et ülemineku ajal on nii mõnedki meist jäänud ilma kodust ja kodusoojusest. Täna me võime
lubada ja kinnitada, et Koonderakonna sotsiaalprogramm teeb kõik selleks, et jõuda võimalikult kiiresti abivajajani. Selleks kasutame olemasolevaid sotsiaalregistrite süsteeme. Toetame igati sotsiaalmajade ja sotsiaalkorterite ehitamist. Poliitikat on alati peetud mehelikuks alaks, kuid uskuge mind, poliitikas pole midagi sellist, millega naised hakkama ei saaks. Naisi on Eesti Vabariigis rohkem kui mehi. Kõrgharidusega naisi on samuti rohkem kui kõrgharidusega mehi. Oleks patt kõiki neid teadmisi ja kogemusi mitte lasta Riigikokku sellepärast, et naised on lihtsalt naised. Koonderakonna naisteühendus seisab hea selle eest, et naistel oleks julgust ja tahtmist oma ideid ellu viia. Meie eesmärk on, et naisi oleks Riigikogus, et naisi oleks kohalikes omavalitsustes, et naisi oleks ettevõtluses, et naisi oleks kõikjal seal, kus neil on tööd ja tegemisi ja kus nad saavad kasulikud olla. Me unistame paremast homsest. Me vajame kindlustunnet. Rahulikult edasi minnes, mitte muutmise õhinas paremale või vasakule põigeldes, ühte hoides perekonnas, ühisel jõul ühiskonnas, toetudes püsiväärtustele, tuleb homne päev tänasest parem, jõukam ja turvalisem. Teiega koos, üheskoos. No kust see kuritegevus saabki likvideerida? Teda ei saagi likvideerida. Olete nõus või ei ole? Alates taasiseseisvumisest on siseministri vastutusrikast ja auväärset ametut pidanud pea kõikide nende erakondade esindajad, kes praegu pretendeerivad Riigikokku, sealhulgas ka Koonderakond. 1995. aastal püstitasime me loosungi politseile palka, Pätile malka. Palka oleme me politseile nüüd maksnud küll, kuid malk on ikka veel nurgas. Nüüd on mõõt täis. Koonderakonna liikmetest ligi veerand on üliõpilased, noored ettevõtjad, energilised poliitikud. Meie tegutsemise põhimõte on järjepidevus. Seda nii koostöös kui õppimises. Õppimises meie vanematelt kolleegidelt ja nende kõrval arenemises. Nii võib öelda, et Koonderakonna noorteühendus on teovõimeliste ja tahtejõuliste noorteühendus. Kui tuletada meelde närvilist kevadet 1995, siis võib täna kindlalt öelda, et Eesti seisab julgelt, seisab Euroopas. Me oleme ikkagi üks 5 väljavalitust, kellega peetakse läbirääkimisi Euroopa Liiduga liitumiseks. Me vaatame praegu pingsa tähelepanuga Washingtoni poole, kus langetatakse otsus NATO edasise laienemise suhtes ja me pingutame ka selle nimel, et pääseda rahvusvahelisse kaubandusorganisatsiooni. Ministrid on välja öelnud, et 2002, kes ei ole vabatahtlikult ühinenud, kas siis hakkab vastu rahva tahtmist sundviisini ühinema. Midagi Euroopa Liidu pärast me ei tee. Euroopa Liitu minek tähendab seda, et me peame oma majandust edendama. Ilma majanduseta ei võeta meid Euroopa Liitu ja lasta ligi ka. Me peaksime need ettevõtlust ja konkurentsi reguleerivad normid omaks võtma. Me peame standardid, me peame omaks võtma, me peame oma inimesi koolitama. Kõike me peame tegema, kui iseseisev riik nii on seda Euroopa Liitu või ei ole. Kõike me seda teeksime. Nüüd Euroopa Liit annab ainult selle impulsi, et meil on võimalus saada sealt nõu, kogemust ja ka raha. Aga me kõike, mida me Euroopa Liidu poole liikudes teeme, me teeme tegelikult Eesti jaoks, Eesti pärast. Siin on nüüd nagu need muud ruumid ette nähtud ja taga esinejatele ja nii. Vaata veel Jaak tähelepanelikult, et viimast korda näed niisuguse kujul. Juulist tuleb, siis on juba lauled peal. Me tahaks jääda kindlaks otsuse juurde ehitada Eesti Riiklik Kunstimuuseum, Eesti Rahvamuuseum lähima 5 aasta jooksul ning pärast seda asuda ehitama uut teatrisaali Estonia teatrile Tallinna kesklinna. Täna toimub siin Saare maakonnas valitsuse eelviimane väljasõiduistung enne korralisi Riigikogu valimisi. Austatud valitsuse
liikmed esiteks ei ole finantseerimise küsimus lahendanud selleks, et midagi tellida, teiseks aeg on siiski väga lühike. Väga tähtis oleks just nimelt põhiliste poliitiliste otsuste lauda. Mingi poliitiline otsus, mis saab meie püsiasutustega saartest ja kuidas sinna investeerida, peaks olema selleks, et välistada ka Riigikogu sellist emotsionaalset käitumist, mis aeg-ajal ikka ette tuleb. Eestimaa arengu eeldused ja toimetulek on maakonniti erinev. Koonderakond jätkab regionaalpoliitikat sellisena, et oleks Eestimaa tasakaalustatum ja et igas Eestimaa piirkonnas oleks võimalik inimestel normaalselt elada. Ma arvan, et riiklikud investeeringud väljapoole Tallinna on viimase paari aasta jooksul nii palju kordi suurenenud, nagu nad tegelikult on. See näitab ka, et riigil on võimalusi eelarvevahendite kaudu mõjutada elu väljaspool Tallinna. Sest kui 1997. aastal need maakondlikud riiklikud investeeringud olid 123 või 126 miljonit krooni, siis sel aastal on need üle 600 miljoni krooni. 5 korda on suurenenud. Veidi raske muidugi on siin Päälinnas. Raskemgi või äkki kergemgi võib-olla on veel. Puhas vaba inimene. Teed palju jõuad vaba suitsu, kuna ma tahan, aga kui ma ikka kuskil liini töös panen, siis ma ei tee suitsu, kuna ma tahan. Kui otsida ideid ikkagi, kui väga hea idee on siis ja suur tahtmine, siis kõik muu peaaegu, et on teostatud. Ma ei kutsu teid valima enda poolt. Küll aga ma kinnitan teile, et need, kes kandideerivad Koonderakonna nimekirjas, võtavad seda kandideerimist tõsiselt. Nad tahavad jätkata seda suunda, mida praegune valitsus Eestimaa ühtlasema arengu nimel on alustanud. Tahavad jätkata kõiki neid sotsiaalprogramme ja lubavad teile, et juhul kui mõni meist pääseb Toompeale, siis Eesti huvide eest seistakse kindlamini, kui seda siiani on tehtud. Me unistame paremast homsest. Me vajame kindlustunnet. Rahulikult edasi minnes, mitte muutmise õhinas paremale või vasakule põigeldes, ühte hoides perekonnas, ühisel jõul ühiskonnas, toetudes püsiväärtustele, tuleb homne päev tänasest parem, jõukam ja turvalisem. Teiega koos, üheskoos.